Lämbe suveöö oli selle laulu sees, no need lämbed suveööd on veel ees. Aga me räägime nüüd sellest, et Tartu Ülikooli etnoloogid ootavad, et eestlased, kes elavad välismaal, noored eestlased, saadaksid oma fotosid ja pilte. Tere hommikust. Tere hommikust. Miks te ootate seda? Me uurime noorte rännet. See on siis see põlvkond, kes on täiskasvanuks saanud pärast Euroopa Liiduga liitumist ja me vaatlemegi seda, kuidas on nad läinud välismaale, õppima, tööle, niisama seiklema, diginomaadiks ja mis on siis need tegurid, mis mõjutavad ka nende elukoha valikut. Ja selle suurema projekti raames me siis käivitasime ka sellise loovuurimuse, mis on inimesi kaasav ja just kaasav siis seoses sellise visuaalse dokumentatsiooniga. Ehk siis me kogume tõesti fotosid ja videosid noortelt eestlastel, kes elavad praegu välismaal ja et nad siis dokumenteeriksid oma igapäevast kodust keskkonda. No ma vaatasin, et see ülemine piir on paika pandud nii, et kuni 40 aastaseid. Miks just nii? Miks just nii? No seda küsimust on varem ka küsitud, et kas siis need teised ei olegi nagu olulised, aga see on teadustöös paratamatu, et sa pead ka kuidagi piiritlema. Kuhugi pead sa selle piiri panema. Ja meie fookus on just siis see noorem põlvkond, seoses siis nii-öelda Euroopa Liiduga liitumise järgselt avanenud võimalused, ehk siis nagu viimase laine ränne Eestist välja. Seda rändelained on ju toimunud ka varem, aga me vaatame just seda siis viimase laine rännet, ehk siis see põlvkond ja paraku me peame kuskile selle piiri tõmbama ja see tundub, et see piir on seal kuskil 35 pluss 40. Et loomulikult me ei pane kätt ette, kui keegi on ka 42 või 45 ja ikkagi tahab väga osaleda, et loomulikult on teretulnud, aga nii-öelda teaduslik fookus on see ja ka ideeline fookus on siis just nimelt see põlvkond. Kus see alumine piir on? Ütleme 20, et me vaatame ka just nimelt neid, kes on saanud täiskasvanuks Eestis ja pärast seda Eestist välja rännanud. Et loomulikult on ju palju ka neid, kes on läinud varem koos vanematega, et see on juba omaette teema, aga me vaatame just, kes on nii-öelda täiskasvanuna läinud Eestist välja. Mis tekitab ka küsimuse, et kas on mingi piir selles osas, kui kaua ta seal on olnud, et võib-olla keegi läks kuuks ajaks ja tuleb varsti tagasi? No selle projekti raames meil oli ka suurem veebiküsitlus, millele vastas üle 2000 inimese ja seal me seadsime kriteeriumiks, et see inimene oleks elanud välismaal vähemalt 1 aasta ja viimase 10 aasta jooksul. Et loomulikult on neid, kes lähevad kuuks ajaks siia sinna, aga see on rohkem nagu reis. Et meid huvitab just nimelt ikkagi elukogemus välismaal. Loomulikult on palju neid, kes lähevad vahetusüliõpilaseks pooleks aastaks, näiteks see on ka ikkagi elukogemus, aga me just nimelt kutsume üles neid inimesi, kes on juba olnud mõned aastad välismaal ja et nemad siis dokumenteeriksid oma praegust kodust keskkonda. Kas selle dokumenteerimise osas te annate mingisugused lähemaid suuniseid ka? Me natuke nägime siin videopilti, fotosid, et mida ma siis ikkagi täpselt võiks filmida või pildistada, et kas ma astun uksest välja ja teen puust pilti ja see on juba tore? Ja me oleme ette andnud umbes 10 sellist teemat, mida me oleme palunud inimestel salvestada. Et see on siis inimese enda valik, kas ta teeb pilti või ta teeb videot ja veel parem, kui ta teeb mõlemat. Et sinna hulka kuulub näiteks koht, kus ta tunneb ennast koduselt. Kodutänav, vaade aknast, hommikune rituaal köögis. Aga töökohaga ei midagi? Ei, samamoodi on nii-öelda päevane tegevus, et me ei piiritle, kas on siis õppimine, töötamine või siis ka võib väga võimalik olla, et inimene ei tööta, et on kodus näiteks lastega. Et nii-öelda päevane tegevus samamoodi ja me just hiljem lisasime ka vaba teema, et inimesel on võimalik ise nii-öelda dokumenteerida midagi, mis tundub talle oluline ja me oleme jätnud vabad käed, et kas ta sinna juurde ka räägib juttu, miks ta just need kaadrid on välja valinud, miks need teemad või ta ei tee seda või ta kirjutab saateteksti, et mõned on kirjutanud juurde ka kirjeldusi, mõned räägivad kaamerasse, et ma olen siin, et minu hommik algab sellega, et ma pean koristamas, et ma elan koos 5 inimesega, et see on ka väga teretulnud, aga loomingulise osas me oleme jätnud vabad käed. No nagu me juba näeme, siis on tegelikult saabunud päris palju erinevaid fotosid. Mis need kõige erakordsemad kohad on olnud, kust on tulnud?
Väga huvitav on olnud vaadata Lõuna-Korea materjali, et ma seal ei ole ise ka käinud ja seal on nii teistmoodi see keskkond ja ongi huvitav näha, et ahah, et selline ongi see inimese kodu, et see on see tema maja, see on see vaade aknast, see on see, kuidas ta läheb hommikul tööle või kooli, et see on tema see nii-öelda igapäevane trajektoor. Aga meil on ka registreerunud osalejaid näiteks Jaapanist, Dubaist, Norrast, Portugalist, Ameerika Ühendriikidest, et kõik ei ole veel jõudnud oma materjali meie poole saata, aga registreerunud on kokku üle 70 ja nad on 19 erinevast riigist. Aga loomulikult me ootame veel ja veel. Ma just mõtlen, et kõik ei ole kindlasti ka kuulnud sellest võimalusest, aga väga palju vaadatakse televisiooni ka kusagil välismaal läbi interneti. Kes nüüd tunneb, et ta tahaks ka osaleda, tahaks ka oma kodukohast saata materjali? Mis ta tegema peab? Väga lihtne, tuleb minna veebiaadressile www.eva.ut.ee. See on meie projekti kodulehekülg ja seal on võimalik ennast registreerida siis loovuurimuses osalema. Ja seejärel me saadame sulle Dropboxi lingi ja siis saab lihtsalt materjali üles laadida, meiega jagada. Ja loomulikult me küsime erinevate etappide kohta erinevad nõusolekud, et kas ta on nõus, et seda materjali kasutatakse ka dokumentaalfilmis, mis selle projekti raames valmib, kas ta on nõus, et see materjal talletatakse pärast projekti lõppemist ka Eesti Rahva Muuseumi kogudes. Et kõik need nõusolekud on võimalik eraldi anda ja kui ta on nõus, siis me seda teeme. Et lõpuks tuleb sellest ka dokumentaalfilm, aga kas tulevad ka mingid sellised järeldused või üldistused, et lõpuks pannakse kokku info, et eestlane välismaal on reeglina vaene, elab äärelinnas ja nii edasi? Ei, see ei ole kindlasti omaette eesmärk, aga mind ennast ikkagi kõnetab selle teema juures kõige rohkem see, et näidata, et need põhjused, miks minnakse välismaale elama, ei ole üheselt seotud mugavuse ja rikkuse otsimisega, vaid nad on sageli väga isiklikud, väga komplekssed. Need on tihti keerulised valikud, kus ei ole nii-öelda häid valikuid, vaid kaalutakse neid nii-öelda argumendid ühele teisele poole, kes on leidnud eluarmastuse välismaal ja on nii-öelda jätkuvalt pidev arutelu oma elukaasadega, kas tulla tagasi Eestisse või kuhu edasi. Et selle projekti eesmärk on just nagu näidata neid päris elusid, neid päris olukordi ja loovuurimus võimaldab siis just nii-öelda visuaalselt kaaristada seda noorte eestlaste, noorte hargmaiste eestlaste kodust keskkonda ja eks ta on muidugi eksperiment, et me täpselt veel ei tea, mis sellest loovuurimusest välja kasvab, aga ma arvan küll, et ta on visuaalantropoloogiliselt kõnekas ja dokumentaalfilmida võib samuti tuua täiesti uue kvaliteedi. Väga põnev eksperiment on see tõepoolest, sest ma kujutan ette, et iga lugu on ju tegelikult selline, et sellest võiks väikese, kui mitte romaani, siis novelli kokku panna. Seda kindlasti. Igal inimesel on oma isiklik erakordne lugu ja selle filmi jaoks me ka intervjueerime päris paljusid inimesi, kes elavad erinevates riikides ja kellel on erinevad lood ja põhjused, miks nad on just parasjagu seal, kus nad on. Et see film püüab tuua kokku need lood ja ka siis need kaadrid, mis siis laekuvad maailma erinevates paikades. Väga põnev, Terje, suur aitäh täna hommikul tulemast. Ja aitäh.